tulemast Maria puhkusevloogi. Nuusk hommikul on asjad pakitud. Käes on meie paadituuri aeg, mida pole, on paat. Kas ainus viis on hüpata või? Ma ei julge! Inimesed vaatavad mind, nii et mul on väga piinlik. Vanana ja nääris mu üle. Siin on väike sipelga probleem. Need sipelgad olid reaalselt nagu palju need mu riiete sees. Aga ma olengi ju täpselt see vend, et mul on kõige mingi teemakohasem outfit, aga siis teemakohased nagu oskused puuduvad, vaata. Väga range hommikusöögi rutiin puhkusel on ju alati see, et sa käid kogu bufee läbi ülipõhjalikult, ei võta mitte midagi, teed tuuri alles on ju, tutvud valikutega. Lihtsalt selleks, et siis minna ja võtta täpselt sama asi, mis sa sööd kodus ja igal puhkusel. Võlu ei ole minu jaoks see, et ma saan puhkusel süüa midagi, mida ma tavaliselt ei söö. Vale. Võlu on see, et ma ei pidanud kokkama. Head isu. Mõtlesin, et teen endale tänaseks päevaks väikse lustaka, mis on siis nagu punutise pähe. Palun vaadake seda. See on see tulem. Käed väsisid nii ära, ma ei viitsinud rohkem. Aga ma kavatsen terve päev kanda seda mütsi anyway. Tere tulemast Maria puhkusevloogi. Me otsustasime tulla jaanipäevaks Mallorcale, sest teate mis? Eelmine aasta ostsin ma sama raha eest ööbimise Pärnusse. Mõtlesin, et teeme suvise Eesti jaanipäeva. Vihma sadas terve aeg. Nii et ma otsustasin, et minule see ei sobi. Me jõudsime tegelikult juba eile, märksime kell 4 hommikul, sest meil oli vara hommikune lend. Me saime isegi varajase check-in'i. Ehk me jõudsime mingi enne 12 siia ja meie tuba oli valmis. Best. Aga täna ma puhkasin ennast mõnusasti välja, kuigi reaalselt ma oleks enne äratustunni ära, sest ma olin lihtsalt nii elävel. Nii, räägime nüüd elevandist toas ehk minu mütsist. Kas see pole mitte nii lahe? Need päevad, kus reisidel ilu tuleb esimesena on läbi minu jaoks. Ma olen full praktiline ja mul oli vaja praktilist peakatet. Ja kõige parem osa, vaadake seda, ma saan panna ta niiviisi. Ja nii, sõbrad, me otsustasime, appi ma hingeldan nii hullult juba ju, et me haarame härjal kohe sarvist täna seal kenal hommikul. Oota, ma minestan ära. Ma ei saa rääkida ja mäest üles tulla, kas kaamerasse ei tundu üldse järsk. Päris elus on siin väga järsk. Loomoraal oli, et me otsustasime väiksele matkale minna, väiksele minimatkale. See on minu matka outfit, kas näete? Ja hingeldamine on taustal, ma olen mingi... Oh my god! Matka on kestnud 2 minutit. Ei, nagu me oleme jõudnud matka kohani. Me ei ole jõudnud matka kohani veel või? Aga ma mõtlesin, et see ongi süke tänavamatk. Ei. Oh my god. Vähemalt minu nagu varustus on paigas, aga ma olengi ju täpselt see vend, et mul on kõige mingi teemakohasem outfit, aga siis teemakohased nagu oskused puuduvad, vaata. Kas on näha, et on järsk? Vaata, ma olen hunched over. No nii, me oleme jõudnud ametliku matkaosani ehk trepist üles. Oi jumal. Nüüd on alanud päris matk, sest vaadake maapinda. Näita maapinda meile. See pole enam tavaline tänaval liiklemine. Mul välja võtan inimesed, kes teevad nagu iga reis seda. Ja siis mina olen nagu, see pole tavaline tänaval liiklemine, see on ikkagi väga raske matk. Vaadake, me jõudsime esimesse viewpointi, meie hotell on vist see. Ja siiani on väga ilus. Ja vaadake, kui nunnu.
siin on toolid, aga seal ühe tooli taga on midagi kirjas. Sit down, but leave me here. Kuulge, ma juba näen, kuhu me matkame. See on olnud päris väsitav, aga nagu siiani rewarding väsitav. Toit või mul ei ole veel full crash out'i olnud, mis mõnikord tuleb. Liblikas. Vaadake. Päris crazy'd kivid on siin. Vähemalt on hea puul. Wow. Nii ilus vää. Ma ei tea, miks ma seda pidin tegema just. Ma ausalt öeldes olen natukene mures alla mineku pärast, sest need kivid tundusid sellised, et üles minna on nagu lihtsam. Aga no kas või see, vaata, siin on nii palju seda kiviklibu, et nagu tundub ülilihtne libastuda kogemata. Mission completed. Oleme teel tagasi alla. Mul on päris epic olla, sest nagu kell on 11 ja ma olen juba vallutanud ühe mäe. Vaadake, meie hotellis toimub praegu Gangnam Style'i saatel vesitants või kuidas sa siis nimetaksidki seda. Ja ma olen veits kade, ma pole kunagi ööbinud nagu selles mõttes suures hotellis, kus sul on tegevused, kus sul on nagu ajakava ja seal on kirjas kõik tegevused. See on suht epic. Ma näitan teile kohe meie siis nagu koduranda. See on praegu nii fullis, et püha jumal. Ütleme siis üks kodurand on siuke. Ja siis vaadake, me lähme sööma sinna. Seal peaks olema nagu nii, et sa sööd ja vesi on taustal ja väga ilus. Ja ma loodan, et on ja tegelikult seal saab ujuda ja seal pool tundusid mingid rahulikumad kohad ka, kuhu me võib-olla proovime pärast minna, aga ma ei suuda uskuda, et ma lähen lõunat sööma, aga teised saavad Gangnam Style'i saatel tantsida basseinis. Wow. Ossa ma üritan mitte kedagi paljalt filmida, sest siin on nagu väga normaalne, et naised on ilma rinnahoidjate rannas. Jah, ma sain väikse kultuurishoki alguses, aga pole hullu. Vaadake, millise kauni vaatega lõunasöök. Ja kuskil seal tipus käisime me täna hommikul. Jam, aeg süüa molluskeid. Ma ei tea, mis näeb maitsvam välja, kas see toit või nagu see vesi, sest miks see vesi näeb välja nagu delicious. Nagu ma tahaks otse siit hüpata üle ääre vette lihtsalt. Klippi, kus on lihtsalt vaikus, siis lisab märkme, et õhtusöök vaikuses, kuna just magasin ja olen mõttu unida. Jah, Okay. täpselt niimoodi ma teengi. Ma nagu hakkan just oma kaarti viipama ja siis ma näen minimumkaart payment 5 €. Mõtlen, kas isegi mahuvad 2 jäätist. Ära muretse, need olid 12 € kaas. See jäätis praegu on lihtsalt perfection. Alati šokolaad põhjas ja mingi mari peal, eelistatavalt vaarikas. Oh my god, mu sõrmus on nii hele, et mind on näha siit. Oh my god. Pole midagi nagu Lõuna-Euroopas väikeses sadamalinnas otsida rendiautoga parkimist. Ja siis me tuleme, me leiame parkla, onja. Seisame, vaatame. Pagan, kohti pole, onja. Miski minus ütles Maria, mine vaata, äkki ikkagi on. Ja arvake ära, kus me saime koha. Sumi nüüd. Kõige taga viimane koht meile. Ma arvan, et see oli nagu viimane parkimiskoht siin linnas, üldse vaba. Ja see on free parking ka veel. Halloo. Läksime. Peame minema magama, sest homme on varaäratus, sest me lähme paadireisile. No nii, käes ongi järgmine hommik, käes on meie paadituuri aeg, mida pole, on paat. Ma kiirustasin nii kiirelt hommikusöögis, ma sõin nagu elu eest kiiresti, et jõuda õigeks ajaks. No boat. Lisaks sellele me lähme siis mingit piraadisaart avastama, onja. Ehk ma tulin full matka riietes, noh ikkagi tossud, kott, kuhu panna vajaduse lavastused saarelt. Aga teised inimesed, kes siin ootavad, on kõik plätudes ja nagu ujumisriietes. Update, meie paat saabus.
Ahah. Yes. Kalamehe müts, super praktiline, ei lenta peast. Ütleme nii, et ainuõige otsus oli panna ikkagi tossud jalga. Mul on tunne, et pool sellest paadirahvast ei saanud aru vist, kuhu me tulime. Jalutasime Magalufi, mis on süke, ütleme, bio-region, on ja? Selle hüüdnimi on Shagaluf, mis juba ütleb kõik, mis on vaja teada, on ja? Lihtsalt vaadata, kuidas tänapäeva noored elavad, on ju, mis vibe on, fitid on kohe kõigil teistsugused. Siis ma vaatan, et siin on nii palju lapsi ja nagu keset kõige haigemat peolinna, kus sul on igal pool on müügil nagu sildid, I love, mis seal veel oli. Ja siis sul on see batuudi värk nagu. Keset nagu kõige ropomaid kohti. Lihtsalt lapsed hüppavad batuutidel. Mis on kind of geniaalne, et kui jätad lapse siia ja lähed ööklubbi küsimärk, neil tundub igal juhul väga lõbus. Kui nad lubaks sinna täiskasvanuid, ma läheks sinna. Tere hommikust. Ma lihtsalt pean teile veel seda vaadet näitama, sest ma just istusin siin mingi 5 minutit ja olin hämmingus tegelikult. On aeg ennast päevaks kiirelt valmis panna. Me reisime selle vana hea Airbalticu 8-kilose pagasiga, mis tähendab, et mul ei ole just eriti palju asju kaasas. Miskipärast seekord nagu mu nahkuid streigib ka, nii et ma kasutasin jälle ära Loverte ülihead funktsionaalsust, et väga paljud asjad on müügil minisuurustes. Minu essentialid, mis ma võtsin kaasa, on see näopuhastuskeel. Ma salid süülhappega, ehk kui mul ongi mingid breakoutid või asjad, siis ta tegelikult on nagu hea. Ma kodus nagu igapäevaselt seda isegi kasutaks, aga reisil kulub ära. Pluss siis ka see Centella näoõli, kuna ma kannan päiksekreemi väga korralikult ja panen nagu korduvalt päeva jooksul uusi kihte, siis ma ikkagi õhtul double cleansin sellega. Siis kasutan seda minisuurus, nii hea. Üks minu läbi aegade lemmikuid seerumeid on see Beauty of Joseoni oma, mida mina kasutan nagu kodus ka, sest mul on ülitundlik nahk. Näete, ühest pesust juba mul on mingid laigud ja asjad, on ja. Tema põhi vist see funktsionaalsus on nagu calming. Kuigi mul on õnnestunud mitte ära põleda see reis. Mul nagu hästi õrnalt läks punaseks. Nagu isegi mitte punaseks, aga nagu mul on nahk siin on vaata hästi õrn. Nii et ma reaalselt panen nagu õhtuti oma näo skincare'i full kaelale ja dekolteele ka. Selle burrito kreemi ma võtsin täissuuruses. Kuigi ma tean, et neid on ka minisuurustes müügil. Kõige olulisem üks hetk, see on mul vist siin toas, on muidugi näo päiksekreem. Ma kasutan sellist APLB brändi oma, mis ma sain ühest pakist, mis Loverte mulle saatis. Ma olen selle brändi mingid igasuguseid tooteid proovinud ja mulle isiklikult nagu sobivad väga hästi. 50 SPF pluss. Ma tean, mida rohkem plusse, seda parem vist on. SPF 50 näole. Tegelikult ka kehale ja reapply'n iga paari tunni tagant. Ma ütlen teile, I'm not playing around päiksega see reis. Siiani see on väga hästi toiminud. Aga ma ütlen ausalt, ma ei ole mingisugune päiksekreemi ekspert, aga ma tean seda, et Lovertes on mega lai valik erinevaid brände. Nii et kui sul oled ekspert või sul on väga kindlad eelistused, siis ma võiks kihla vedada, et Lovertes on see, mis šoitsid, sest neil tõesti on mega hea valik. Ja nagu ikka, siis mul on nendega sooduskood, ma panen selle info ekraanile, kui sul on vaja niisama restockida või võib-olla ka mingiks suviseks reisiks midagi tellida. Ühe asja ma võtsin veel, kus juures jällegi minisuuruses Sol de Janeiro vana hea Bam Bam Cream, kes mäletab seda. Tavaliselt kehakreeme reisile nagu väga ei võta, sest suht sageli nagu hotellis on. Aga see lõhnab nii hästi, et see põhimõtteliselt on nagu parfüüm ka. Kui ma seda oma kätele panen, ma seda armastan seda lõhna ja sellepärast ma võtsin selle. Ja ma olen vist valmis. Me hetkel üritame otsustada, mis me täna teeme. Ja loodetavasti kohe otsustame ära. Ja siis saame hakata minema. Ma filmisin just pika klipi, kus ma rääkisin, kuhu me lähme. Ja ma filmisin selle kogemata cinematic mode'is ja veel fookusest väljas.
pealekauba. Aga pikk lugu lühikesena mind kutsusid täna ühed koopad totaalselt teisel pool saart. Nad kutsusid minu nime, et ma võiksin neid minna vaatama. Minule teadaolevalt ma ei ole kunagi kuskil mingi koobastes käinud, nii et ma olen väga elevil. Ma lugesin internetist, et koobastes on oluliselt jahedam kui õues ehk mingi 17–20 kraadi. Seega loomulikult ma võtsin oma pikad riided kaasa, aga oi, kui seal nüüd ei ole jahe, siis ma kahetsen, sest mul on nagu mingi topeltpaks sall ühtlasi. Sellel rendiautol, millega me sõidame, ei ole seda Mapsi nagu kohta, on ja. Seega mina siis olen see, kes hoiab, kaardilugeja on selle nimi, on ja. Ja ma olen avastanud, et kas ma saaksin välismaal ise sõitmisega hakkama, jah. Kas ma tahan seda teha? Kindlasti mitte. Seega ma võtan väga tõsiselt oma positsiooni istuda passenger seatis, öelda, kuhu me minema peame ja kritiseerida igat autojuhi muuvi igal hetkel. Alati, kui ma istun kõrval, ma tean, kuidas oleks parem sõita. Ja nii on. Nüüd lähme koopasse. Peaaegu jäime maha. Miks mul veits tekib see, mitte klaustrofoobia, aga ikka hirm, et pead sinna alla jääma või midagi sellist. Hirm, et see variseb sulle kaela, on vist see, mida ma mõtlen. Mulle tundub, et mu riided on täiesti kasutud. Koopad on siiani väga huvitavad, püksid läksid käiku sallina. Inimesed vaatavad mind nii, et mul on väga piinlik, aga koopad on väga põnevad. Head jahutavad, vananaja naeris mu üle. Ja siin toimus maa-aluses Koopajärves klassikalise muusika kontsert. Alguses kott pimedas, terve Koobas läks kott pimedaks ja hetkenne seda ma ütlesin, et appi kui hirmus, kui kõik tuled läksid kustu. Pumm, kõik tuled läksid kustu. Ja siis paat tuli, valgustatud paat kott pimedas niimoodi ja laulis. Õigemini mängis muusikat. Vaadake, mul on siuke üli cool tädi, nagu reaalselt minu tädi on siuke naine olnud eluaeg, et tal oli igas sõrmes erinev sõrmus ja kui ma olin väike, siis ta rääkis mulle kõikide oma sõrmuste ajalugu alati. Ta oli mingi, selle ma sain sealt ja see on see kivi ja ma tahan olla nagu minu tädi. Minu sõrmuste kollektsiooni tuur tuleb nüüd. Üldiselt ma olen kõige pikemalt kandnud seda sõrmust. Hõbesõrmuseid on mul 3, mis on sellised, mida ma saan iga päev kanda, mille pärast ma ei muretseda. See, mis ma arvan, et on Gold Time'ist, aga ma tõesti ei mäleta. Ja siis 2 tükki uut, mis ma sain Gold Time'ist, on siuke hõbedane ja selline kuldset värvi. Aga siis täna, siin on jaanipäeva puhul väike turukene avatud ja ma läksin veits hulluks, ma ostsin 2 uut sõrmust. Ma olen tahtnud midagi, millel on väike punane kivikene ülikaua, et väike pop of red, nii et ma sain sellise. Ning vaadake lähedalt, see on väike krabi. Minu middle finger on väike krabi. Kas on näha? Ja nagu need väikesed turud on reisides mu kõige lemmikum asi. Nagu ma armastan käia ja vaadata, eriti kui seal on ehted. Oh my god, nagu see oli nii lemmik. Ja kui me tulime täna tagasi, ma nägin mingi 30 putkat on meie hotelli nagu ette pandud püsti. Täna jaanipäeva puhul ma lihtsalt pidin need 2 sõrmust ostma ja ma olen ülimalt rahul ja õnnelik. Tere hommikust. Täna on aeg pakkida asjad kokku, sest me vahetame hotelli. Aeg pakkida. Nii, kus mu asjad üldse on? Endarast otsin jube vähe asju kaasa, aga mul on ikkagi nagu 3 kotti. See hotell on muidu ülioivaline, aga siin on väike sipelga probleem, mis ei ole nagu üldse nii suur probleem. Lihtsalt siin on nagu sipelgaid suht palju ja tead, could be worse. Need võiks olla sääsed, on ja. Et see ei olnud nagu suur probleem, aga siis eile, ma olen ikka riided kappe pand ja need sipelgad olid reaalselt nagu palju need mu riiete sees.
Nuusk hommikul on asjad pakitud. Pats of the day. Kas nägite midagi? Ma ei tea. Let's go. Ma unustasin eile rääkida, aga ma kõndisin mööda siit, kus oli see turg. Ja selle mehe lett, kelle käest ma sõrmused ostsin, me nagu arutasime eesti keeles, et millist mingi sõrmust ma peaks võtma. Ja siis müüja küsis, et kust me oleme pärit, et see pole soome keel, mida me räägime. Ja siis me oleme mingi, Eestist. Ja siis ta oli mingi, et ma töötasin Siljalainil. Te olete see 5%, kes muga kunagi ühtegi sõna ei vahetanud. Ja nagu me oleme veel saanud mingeid kommentaare eestlaste. Ei, kui me käisime Annaga Düsseldorfis, siis mingid, ma ei mäleta, kust riigist nemad olid, aga küsisid, et kust te olete pärit ja me olime mingi Eestist ja siis ta ütles umbes ka, et poleks elus arvanud, et te olete nii sõbralikud ja naeratate. Me oleme jõudnud meie teisse peatumispaika, milleks on siis Port Soller. Kas öeldakse nii või? Ütleme, koha poolest on nagu suurem kui eelmine koht. See eelmine koht oli siuke väike cove 2 hotelli ja 1 rannaga. See oli siuke väga privaatne. See on siuke natukene suurem sadamalinn, aga kõige epikum asi on, et siin on tramm keset nagu te näete, siin lähevad, trammitee läheb siin kõrval. Tramm sõidab läbi rannapromenaadi. Ja siin on palju rohkem elu ja melu ja pikk liivarand, väga mõnus. Aga oh my god, see frozen yogurt. Oh my god, see frozen yogurt. Frozen yogurt. Tahaksite ka praegu frozen yogurtit, jah? Wow. See tramm oli küll siuke, et kõik, kes sees istusid, filmisid väljapoole ja kõik, kes väljast vaatasid trammi, filmisid sissepoole seda trammi. Ja mõlemad pidi oli väga äge. Aga nüüd mul on vaja vetsu. No nii, vaadake veel üks kord seda rongi või tähendab trammi, mis ongi naljakas, sest nagu tegelikult see on lihtsalt tramm. Sellel ei ole nagu midagi nii erilist, on siuke nunnu puidust lahtist akendega äge, aga lihtsalt see, et ta sõidab rannas. Ja see on nagu ikooniline, selle linna sümbol on nagu äge. Anyway, me tulime kohvikusse kohvi võtma, sest reaalselt kõige olulisem asi, mis sul puhkusel on ometigi vetsus käimise graafik. Kui see läheb lappe, siis on asjad kehvasti, on ju. Mul peaaegu juhtus see täna, aga õnneks siin oli üks vahva kohvik, kus ma sain kohvi kickstart, sest hotellikohvi ei olnud nii hea, kuigi hommikusöök oli parem. Ma olen suur hommikusöögi fänn ja mulle alati meeldib hotellide hommikusööke võrrelda ja selles teises kohas mulle meeldis rohkem, aga kohv oli halb, nii et võtsime siit, siin on väga hea. Ma vist ei armasta midagi rohkem, kui käia nendes väikestes poodides. Ma arvan, et see on üks minu elu purposeid, on käia reisimas ja siis käia väikestes turistipoodides. Tere! Kas sa oled Timmu sugulane juhuslikult? Kas te olete Timmu sugulane juhuslikult? Ei? Okei. Viimane hommik reisil. No. Homme peab koju minema. Ma üldse ei taha. Mul on nii hea meel, et me siia tulime tegelikult täna. Meil on terve päev veel tegevusi plaanis, alles homme hommikul. Läheme koju. Nagu ma ootan seda, et ma ei peaks ennast päiksekreemiga kogu aeg üle käima. Nagu ma olen nii ettevaatlik olnud. Mul pole kuskil mingit sunburni ja ma ei kavatse seda täna paadil saada. Aga see tähendab see, et iga jumala hommik ma lihtsalt ma pole üldse kreemitaja, muidu ma nagu vihkan kreemitamist. Ja ma ootan, et mitte seda teha iga päev. Appisõbrad, crazy avastus. Siin hotellis on tekid, nagu lihtsalt tekikotid, on ju linad. Mis on nagu normaalne selles kliimas, aga isiklikult ma ei saa ainult nagu linaga magada, sest mul on vaja seda survet, et mul on tekk, on ju. Nii. Viimases hädas ma siis võtsin endale
2, noh teate, mis on, need on nagu voodi otsas muidu, need on nagu niimoodi. Ma reaalselt magasin 2 selle asja all lihtsalt selleks, et täna teha esimest korda lahti kapp, mida ma pole kordagi vaadanud. Ja siin olid arvake ära, mis asjad tekid terve aeg. Mina lollakas magasin nende, niimoodi 2 niimoodi magasin. Ja magasin väga hästi kusjuures, aga nagu tekid olid terve aeg kapis. Mul on teile päeva küsimus. Kes teist teab, mis oli Maria Rannavälja ametlikult, päriselt ametlikult kõige esimene YouTube video, mis ma panin ülesse? Sest ma arvan, et ei tea seda, sellepärast, et see on üks, mille ma kustutasin kohe ära. Peale seda, kui mind kiusati selle üle natukene. Aga see on temaatiline seoses sellega, kus me oleme. Teil on nüüd 3 sekundit, et panna pausile ja pakkuda. 3, 2, 1. See oli loomulikult, mis on minu rannakotis video. Ma filmisin selle oma isa juures rõdul. Ma nii kahetsen, et ma selle ära kustutasin selle asemel, et privaatseks panna, sest ma nii tahaks näha, mis mu rannakotis siis oli. Nagu. Seal olid kindlasti mingid crazy'd asjad. Milline rannakott mul isegi oli, ma tahan teada. Teid kõiki kindlasti väga huvitab, mis on siis ikkagi Maria rannakotis. Palun väga. Meie rannakott on For Me Tote Bag. Ma ei saa aru, kas need, kellel on need ägedad punutud rannakotid, kas nad nagu ostavad need siit, kas neil on suur pagas, kas nad on lennukis nendega, kus need mahutavad, ma ei tea. Esimene kord Tais käies ma jäin grippi täpselt peale seda, kui ma paadil kasutasin neid ühiskasutatavaid snorgeldamismaske ja torusid. Siis ma sain aru, et oh my god, Maria, muidugi tavalised ujumisprillid is where it's at. Ja ma olen nii pahan, et mul ei olnud meeles kodust, mul on kodus ujumisprillid. Aga vaadake, ma leidsin siit sellised, millel on see lisa nagu silikoon. Äkki see aitab mul olla udusem vähem? Ma ei tea. Siis meil on muidugi 2 rätikut, ei midagi uut. Ja muu ongi nii igav. Ma ei viitsigi näidata. Ja nüüd lähme paadile. Kas ma mainisin, et see on speedboat? Kas ainus viis on hüpata või? Ei, sul taga on redel ka, aga jah, hüppa. On või? Ma ei julge. Ja mine. Valmis või? Ja. Ma ei julge. Mine. Ja läks. Okei, nüüd võid ka tulla. Ja enne kui keegi teist minu hüppe üle teeb nalja, siis ma ütlen teile, minu suurim hirm väiksena lisaks koeradel oli vesi. Peavee alla panemine, vees ujumine, üldse ujumine. Et see hüpe oli tegelikult enese ületus, tavaliselt ma olen redelist. Sõbrad, I did it, ma hüppasin vette. Ma olen väga uhke. Märkamatult on kätte jõudnud meie reisi kõige viimane õhtu. Ma tean, seda on väga raske uskuda. See nädal aega on tundunud nagu heas mõttes 2 või 3 nädalat. Ja ma arvan, et see läheb kirja kui üks minu elu parimaid puhkuseid. Kes teist on minu reisi ajalugu jälginud, siis te teate, et mul on viimastel aastatel olnud väga kuidagi halb rutiin enne igat reisi haigeks jääda või reisil haigeks jääda. Ja see aasta ma olin nagu, et ma keeldun selles rütmis jätkamast, ma keeldun. Ja enne seda reisi ma võtsin ülitõsiselt, et ma reaalselt puhkasin enne puhkust. Ma magasin kauem, ma võtsin päriselt rahulikult, ma ei teinud seda, et grindid, vaata, kuni puhkuseni ja siis käib nagu pingelangus kohe haige. Ja mul on lihtsalt nii hea meel, et see töötas. Ma olin nagu mis tunnen tervena reisil olla. Mul oli energiat, et avastada. Ma tunnen, et me strikisime selle ideaalse tasakaalu selle vahel, et sul on nagu palju tegevusi, aga iga päev meil oli see moment, kus sa korra olid rannas. Ma tavaliselt seda ei filminud, sest see oli iga päev samasugune. Sa olid rannas, sa lugesid raamatut, sa zennisid. Ja see oli nagu ka nii oluline. Mul on nii kahju koju minna, aga teistpidi ma tunnen, et see on nagu täpselt õige. Sa said asju tehtud, ma nagu füüsiliselt olen väsinud, ma tahan oma voodis magada, ma tahan ise süüa teha, aga teistpidi nagu aeg läks nii aeglaselt, sest me tegime nii palju asju, kui saate aru, mida ma mõtlen. Mina annan tõesti kõige kõrgema võimaliku hinde sellele reisile
ja vaat kui hea õppetunni ma sain, et ikkagi nagu ma ei saanud enne aru, kui tugevalt ma selles rütmis olin, et sa alateadlikult enne puhkust üritad kõik ära teha selleks, et oma peas seda puhkust välja teenida ja iga kord ma nagu tegin endale karuteene, sest see puhkus, mida ma enda arust välja teenisin, ma olin terve aeg haige. Nii et kui teie seas on, ma tean, et oli, osad kirjutasid mulle, kui teie seas on ka neid, kellel on see rütm kombeks, siis vaadake üle, mida te teete ja tunnete nädal enne reisi. Ma avastasin, kui palju ärevust mul oli, kui palju ikkagi see reis ise ilmselt ongi nagu kehale stressirohke. Mingil tasemel on ju, aga seda peabki arvesse võtma, puhkama enne, võtma rahulikult. Ma ei tea, ma tunnen, et see kogemus oli lihtsalt nii teine, see oli täiesti teine. Ma loodan, et see energia tuli ka teieni läbi kaamera. Vot nii. Ja nüüd me naudime oma viimast õhtut, meie hotellis on nii lahe katusebaar, ma arvan, et lähme chillime seal natuke ja õnneks homme ei pea liiga vara ärkama, mingi vist 7 peame äkki lahkuma, siis ma jõuan koju ja mul on täpselt 2 nädalavahetuse päeva, enne kui algab töö, ideaalne, ma jõuan kõik kodus toimetused teha, saada back in the groove ja siis uuesti tööle minna. See on perfektne. Appi, kas ma võin ühtesse veel öelda või? Tead, kuidas öeldakse, nagu tehakse nalja inimest üle, kes pildistavad kõike puhkusel. No saad aru, mis ma mõtlen. Sa ei vaata kunagi neid pilte. Ma vaatan igat pilti. Ja ma olen, saad aru, mul on olnud kordi, kus ma puhkusel hiljem kustutan ära mingid, nagu mitte nii head pildid, kustutan ära. Ja mul on nii kahju, sest ma armastan enne igat reisi, ma lähen tagasi, ma vaatan kõik oma elureisid, kus ma olen käinud, ma vaatan läbi ja ma tuletan meelde seda vaibi, ma vaatan iga väikest ja mõttetut pilti ka. Nii et nagu mina tõesti pole see inimene, ma olen igast fucking asjast siin reisil pilti teinud, ma olen väga õnnelik selle üle. Ma olen tiim, teen igast asjast pilti, sest ma fucking saan ja tahan. Mis see kass nüüd teeb? Ma ikkagi mõtlen selle kassi peale, kes oli